Minu naine hakkab tegema nüüd elutrikki. Kusjuures ma olen väga palju erinevaid elutrikke vaadanud, aga enamasti on need seotud mingisuguste koristamistega ja ma olen alati lugenud kommentaaridest, et mitte kunagi ei aita, nii et ma ei ole isegi üritanud, aga ma nägin ühte matka elutrikki nii-öelda lifehacki ja mulle tundus, et võiks seda järgi proovida teha. Et kõikidel inimestel, kes käivad looduses ja kasutavad ilmselt söögi tegemiseks elavat tuld, juhtub selline asi. Näiteks risupõletit. Tavalist lõket. Ja seda nüüd ei oleks pidanud näitama. Okei, näitame seda. Et kõik roostevabast terasest asjad muutuvad väljasport selliseks. Kusjuures alumiiniumid on ka kõik. Kõik. No okei. Igal juhul nad muutuvad selliseks. Ma tegin juba täna katse. Kuku varst ära. Nii. Peab telefoni sättima. Tahab ära kukkuda. Okay. Ma tegin täna katse. Ja kus sa katse panid? Katse ma panin siia. See potikaas oli enne katset täpselt samasugune nagu see pott. Aga peale katse lõppu oli ta selline. Nii nagu poest ostas. No, kuule, siin näeb peegeldust. Sul mõnda vistrikat on, mida sa õhtul pigistada. Et nagu, ma ei uskunud, et see töötab, aga see töötab nagu... Nii, aga mis see täpsemalt töötab? Ülihästi, see oli trikk. Nii, triki point on selles, et seda sama lõket nii-öelda, mis selle jama teeb, see sama lõke teeb selle asja puhtaks ka. Mitte küll, et sa paned talle tulle, aga see tuhk, mis seal sees on, ma nüüd korjasin sealt seda pehmet tuhka. Ja panin seda siia sisse. Neid kõvasid tükke nendega nagu, need väga hästi ei toiminud, et pigem sükene, mida pehmem, seda parem. Ja siis lisan siia juurde veidi külma vett. No, ta ei pea jääkülm olema, aga selline ikkagi pigem külm, mitte soe. Ja segan selle selliseks ühtlaseks massiks. See mass peab olema pigem selline paksem, mitte väga vedel. Et ta on nagu sükene pastalaadne. Tundub, et sai juba liiga palju vett. Lähme võtame sealt natukene seda mögla juurde. Oota. Et siit seda kõige õhemat nii-öelda tuhka võtsin. See töötas nagu kõige paremini. See tahab kõige kiiremini alati nendest aukudest jalga ka lasta ja natuke köhi taevastust, sest tal on see üldse jalga. Nii, ma tulen teiselt poolt tagasi. Siuke plöga ta on. Seda plöga võib määrida peale käega. Võib kasutada mingisugust sellist nii-öelda taimset ollust, et võtad sellega ja paned. Aga meil on olemas nuustik, mis nii enam nõudepesuks ei sobi, sest sellega on kõike muud tehtud, kui nõusid pestud. Kusjuures minu arust see nuustik on saanud puhtamaks, kui ta ennem oli. Ja selle nuustikuga seda siia peale panna oli nagu kõige mugavam. Tundub, et see on nii paks kitsin. Et sellega võib minna kauem aega. Ma proovin kiirendusega filmida. Ja. Aga näed, juba hakkab siit paistma. Näed? Näed? Ja. Näed? Täitsa juba paistab siit see. Kas ma äkki toon mingi topsi ja vahepeal võtta seda merevett ja loputada nagu? Ega väga vist vahet ei ole. Okei. Kuule, aga ma panen seda asja, seda protsessi nii-öelda filmima, pärast saame. Seda möglas on isegi puudu jääda. No teeme siis vähemalt pool potigi. Aga põhimõtteliselt jah, võib mingi murututiga, võib ka kätega seda, aga mulle jäi siuke mulje, et kui ta on nagu vähe karedam, sa võid tegelikult täitsa mingisuguse topsi tuua, ma saan natuke seda jama siin.
eemaldada selle pealt. Tuun kohe. Aga ma juba näen potil originaalvärve. Täitsa paistavad välja siit. Aga siit, aitab, on juba näha, et tegelikult kui nüüd see kõik korralikult ära nühkida, siis läheb kõik samamoodi läikima nagu see potikaas seal. Ma ei taha seda praegu puutuda, aga sa võid selle potikaane sealt võtta ja näidata, et see oli tegelikult täpselt sama must. Ma lihtsalt jõudsin teda juba testida ja ta läks täiesti puhtaks, et see lihtsalt nagu, ta vajab lihtsalt nühkimist ja palju, aga see saab puhtaks. Veidikene kannatlikkust vaja varuda. Jah. Nii. Et siukene, ütleme nii, et üdini praktiline elutrikk siis. Eks ma jätkan nühkimist. Ja, et ei hakka jah siin nii-öelda filmilinti rohkem raiskama, et tõendusmaterjalid, et see tuhke vesi, tuhke merevesi vähemalt toimib, see on piisavad olemas. Vot, nii et head katsetamist ja asjade mõnusaid puhtuid nõusid. Just. Ja kõik, kes te meie Sinu Toru kanalit olete sattunud vaatama, et siis tellige, subscribe'ige, kirjutage alla või mis see, kuidas see õige oleks öelda. Subscribe, jah. Ja. Mulle meeldib sõnu mõisteid eestistada, et ilmselt... Eesti keeles ongi seal telli. Ja. Aga sa iseenesest nagu sa telli midagi. Jah, ei telli nagu, jah. Arvet ei tule. Nii, ei, arvet ei tule, jah. No sellepärast me otsustasime ka, et kuna meile meeldib kasutada eestikeelset sõnu, et siis me ei tee lifehacki, vaid me teeme elutrikki. Elunipp või trikk või mis? Elunipp või trikk, jah. Nipp on isegi parem, elunipp. Jah, nipp, jah. Teeme elunippi. Et eesti keeles nüüd ei ole enam mitte lifehack, vaid elunipp. Vaata kaamerasse naerata. Ma nüüd edasi. Hea küll. No nii, vahepeal on saabunud ilis õhtu. Ja poisid on magama pandud ja kõike muud ka tehtud ja meie pott on saanud uueks peaaegu. Ja. Nagu vähe kasutatud. Nagu vähe kasutatud. Mina nägin seda potti viimati sellisena 2018 aastal. Ja. No võt. Isegi põhi on enam vähem. Nii et selline tulemus töötas. Tubli tüdruk.